Euroopa sõjaline maastik areneb meie silme all. Kogu mandril suurendavad mitmed riigid oma kaitsekulutusi, investeerivad uudsesse varustusse ja valmistuvad sõjavõimaluseks. Nad on näinud Venemaa jõhkrat agressiooni Ukrainas ning tahavad olla valmis reageerima, kui Vladimir Putin otsustab rünnata kusagil mujal. Kuna Poola on üks NATO riikidest, mis asub käimasolevale konfliktile kõige lähemal, on ta olnud ettevalmistustes üks kõige aktiivsemaid. Poola koondab seda, mida mõned eksperdid nimetavad Euroopa kõige võimsamaks tankiarmeeks ning toob Vladimir Putini kõige hullemad õudusunenäod ellu, otse Venemaa lävel. Sõjalised eksperdid portaalist Army Recognition viisid hiljuti läbi põhjaliku hinnangu Euroopa tankiparkide kohta. Nad vaatasid üle, kui palju tanke igal riigil praegu on ning arvestasid ka tulevaste tellimustega, mis peaksid saabuma lähiaastatel. Samuti uuriti, millised tankitüübid on täna kogu mandril kõige populaarsemad ning millistel tankiparkidel on kõige paremad võimalused võimalikule Venemaa sissetungile vastu pidada. Nende uurimistöö paljastas mõned huvitavad trendid ja tõestas üsna veenvalt, et Poola ei tee nalja oma sõjaväe moderniseerimise ja piiride kaitsmisega. Vaatame siis andmeid lähemalt. Ajalooliselt on üks lihtsamaid viise kahe või enama riigi tankipargi tugevuse võrdlemiseks lihtsalt vaadata, kui suured nende tankipargid on. Rohkem tanke ei tähenda alati suuremat jõudu, kuid kindlasti on abiks, kui sul on kasutada mõnisada tanki, mitte vaid mõnikümmend. Ja puhtalt arvude poolest ei ole Poola küll päris tipus, kuid on sellele kindlasti väga lähedal. Army Recognitioni andmetel juhib Türgi, kellel on hinnanguliselt kokku 2381 tanki. Kreeka on edetabelis teisel kohal muljetavaldava 1385 tankiga. Võrdluseks tasub märkida, et USA-l on hinnanguliselt praegu umbes 2640 tanki, samas kui Hiina juhib maailma edetabelit umbes 4700 tankiga. Venemaal on praegu hinnanguliselt 3460 töökorras tanki ning umbes 2100 vanemat tanki veel ladudes, millest enamik pärineb Nõukogude Liidu ajast. Viimaste andmete kohaselt on Poola Euroopas 3. kohal, omades veidi alla 900 tanki. Siiski on Poolal juba käimas täiendavad hangetegevused, mille tulemusena peaks nende tankipark kasvama 1800 kuni 1900 masinani. See tähendaks, et Poola armee mööduks Kreekast ja oleks kaugelt ees peaaegu kõigist teistest Euroopa riikidest. Saksamaal, mis samuti on pärast aastakümnete pikkust stagnatsiooni oma sõjaväge oluliselt uuendamas, on näiteks kokku vaid 313 tanki. Ja sarnane lugu on ka teistes suurtes Lääne-Euroopa riikides. Prantsusmaal on näiteks umbes 200 tanki, samas kui Ühendkuningriigil on veidi rohkem, 213, ja Hispaanial umbes 274. Need tankipargid võivad tunduda peaaegu piinlikult väikesed, kui võrrelda neid Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide tuhandete tankidega. Kuid nagu Army Recognitioni eksperdid märgivad, ei ole tänapäevaste tankiparkide puhul oluline ainult kogus, vaid ka kvaliteet. Näiteks Venemaa-sugusel riigil näib olevat peaaegu ületamatult suur tankivägi, kui vaadata ainult numbreid. Aga kui hakata üksikasjadesse süvenema ja vaadata, milliseid tanke kasutatakse, siis paljud neist on tänapäeva standardite järgi vanad ja aegunud. Puuduvad olulised omadused ja kaasaegsed tehnoloogiad, mis eristavad maailma parimaid tanke ülejäänutest. Aruanne toob näiteks välja, et suur osa Venemaa tankipargist koosneb nüüd vanadest mudelitest, nagu nõukogudeaegsed T-55, D, T-62, D, vanemad T-72 variandid ja T-80, D, koos uuemate mudelitega, nagu T-90. Mõned neist tankidest pärinevad mitme aastakümne tagant. Näiteks T-55 toodi kasutusele vahetult pärast teist maailmasõda ja sellel on tänapäeva lahinguväljadel peaaegu olematu tähtsus. Sarnast võib öelda ka T-62 ja mõnede teiste Venemaa põhilahtingutankide ehk MBT-de kohta. Tulejuhtimissüsteemide, ellujäämisvõime, digitaalse integreerituse ja teiste tõeliselt oluliste näitajate poolest on need tankid sõna otseses mõttes valgusaastate kaugusel Euroopa, Aasia ja Põhja-Ameerika parimatest mudelitest. Nii et isegi kui Moskva suudab endiselt massi koondada, ei tähenda see enam kaugeltki nii palju kui varem. Sest tõeliselt tugeva tankiväe omamine ei tähenda tänapäeval ainult 4- või 5-kohalist tankiparki. Oluline on, et see park oleks varustatud tipptasemel võimekustega. Oluline on omada tanke, mis suudavad tegelikult toime tulla kaasaegses lahinguruumis, mille ellujäämisvõime, lahinguvalmidus ja digitaalne integreeritus vastavad kõrgeimatele standarditele, et nad saaksid koguda ja jagada andmeid teiste süsteemide ja üksustega, aidates strateegiate kujundamisel ning pakkudes seda üliolulist taktikalist eelist lahingukuumuses.
Euroopa sõjaväejuhid mõistavad seda ilmselgelt. Seetõttu võivad nende tankipargid küll paberil tunduda väikesed, kuid tegelikult on need palju tugevamad, kui esmapilgul paistab. Saksamaa 313 tankist koosnev tankipark koosneb näiteks ainult Leopard 2 tankidest. Paljud eksperdid üle maailma peavad Leopard 2 tanki üheks, kui mitte parimaks tänapäeval eksisteerivaks tankiks. Peamiselt tänu selle peaaegu laitmatule disainile, mis pakub ideaalset tasakaalu tulejõu, liikuvuse ja meeskonnakaitse vahel. Maailmas on väga vähe tanke, mis suudavad Leopard 2-le isegi ligilähedale jõuda. Selle 1500 hobujõuline diiselmootor võimaldab saavutada tippkiiruseks 70 km tunnis ehk 43 miili tunnis. Lisaks võimaldavad selle arenenud optika ja 120 mm sileraudne kahur tabada sihtmärke täpselt kuni 5 kilomeetrit ehk 3,1 miili kaugusel, isegi liikumise pealt. See tank kasutab ka modulaarset mitmekihilist soomust, mida pidevalt täiustatakse ja parandatakse. Samuti tipptasemel tulejuhtimissüsteemi, termopildistamist ja digitaalset lahinguvälja juhtimistehnoloogiat. Prantsusmaal on samuti väike, kuid võimas tankipark, millel on 200 oma Leclerc'i tanki, sealhulgas 51 ühikut, mis on uuendatud uusimale ja parimale XLR standardile. Kuigi Leclerc ei pruugi maailma parimate põhilahingutankide edetabelites esikohal olla, on see siiski muljetavaldav soomusmasin, millega ükskõik millisel vaenlasel tuleb arvestada. See on kuulus oma erakordse liikuvuse, kõrgtehnoloogiliste tulejuhtimissüsteemide ja kiirelt töötava automaatlaadija poolest. See on üks 21. sajandi kõige reageerimisvõimelisemaid lääne tanke, millel on modulaarne soomus, mis võimaldab lihtsat välitingimustes remonti, uuendusi ja hooldust päris lahinguolukordades. Ühendkuningriigis on olukord sarnane. Briti armee uhkustab 213 Challenger 2 tankiga ja liigub kindlalt järgmise põlvkonna Challenger 3 standardi suunas, mis toob kaasa uue ja täiustatud põhikahuri, tugevama soomuse ja arenenumad juhtimissüsteemid, 5 riigi tankipargi paljude teiste kaasaegsete tasemele. Kogu Euroopas võib näha sama mustrit. Paljudel riikidel on küll väikesed, kuid siiski tugevad jõud, mis sobivad hästi nende konkreetsetele vajadustele. Hispaanial on näiteks 219 Leopard 2E tanki ja 55 Leopard 2A4 tanki, moodustades tasakaalustatud ja tulevikku suunatud soomusjõu. Itaalial on 150 omaenda C1 Ariete tanki, kuid nad töötavad selle nimel, et oma tankiparki moodsamate variantidega uuendada. Samas Holland, mis pärast aastaid iseseisva tankipargi puudumist ja integreerumist ühiselt Saksa-Hollandi Leopard 2 üksusesse, mis loodi 2015 aastal, liigub nüüd oma soomusvõimekuse taastamise suunas, ostes 46 uut Leopard 2 A8 tanki. Rootsil on samal ajal 110 STRV 122 tanki, mida peetakse üldiselt tänapäeval teenistuses olevate Leopard 2 variantide seas parimateks. Vaatamata oma ajalooliselt neutraalsele staatusele on Šveits samuti palju investeerinud Leopard 2 tankidesse, omades 134 üksust, mis on spetsiaalselt kohandatud vastavalt riigi enda standarditele. Põhjamaades on Soomel veel 200 Leopard 2 tanki, millest osa on 2A4 ja osa 2A6 variandid. Samal ajal kui Taanil ja Norralt on väiksemad jõud vastavalt 44 Leopard 2 A7V ja 36 Leopard 2 A4 tankiga. Portugalil on 34 Leopard 2 A6 tankist koosnev tankipark, samal ajal kui Austrial on 53 Leopard 2 A4 mudelit. Ja Kesk-Euroopas on Ungaril 110 Leopard 2 varianti ja Nõukogude T-72 tanke Tšehhil 58 Leopard 2 A4 ja uuendatud T-72 tanke. Ning Slovakkial väike, kuid tasakaalustatud tankipark, mis koosneb taas Leopard 2 A4 ja Vene T-72 tankidest. Mida kaugemale ida poole me läheme, seda rohkem T-72 ja teisi Nõukogude ajastu tanke me näeme. Rumeenial on näiteks suur tankipark, kokku 377 tanki, kuid see koosneb peamiselt üsna vanadest variantidest nagu T-55 AM, TR-85 ja TR-85 M1. Serbias on 229 tanki, sealhulgas 195 M84, 30 T-72 ja väike partii M84 AS1 tanke. Kuigi mõned neist tankiparkidest on märgatavalt väiksemad või nõrgemad kui teised, peegeldavad paljud neist oma riikide vajadusi ja sõjalisi ambitsioone üsna hästi. Näiteks Ühendkuningriik, mis on saareriik, ei vaja tingimata tuhandeid tanke maapinnal seismas, kuid neil on siiski korralik hulk tipptasemel mudeleid, mis on vajadusel kohe kasutusvalmis. Poola vajadused on aga väga erinevad. Asudes otse Ukraina kõrval, peab ta olema valmis toime tulema samasuguse sissetungiga, nagu Kiiev koges 2022 aastal.
Tal peab olema piisavalt tugev maismaavägi, et tulla toime sadade Vene tankide ja soomukitega, lisaks kümnete tuhandete sõduritega, kes tema piire ületavad. Ja sellises olukorras ei piise lihtsalt paarisajast tankist koosnevast väikesest tankipargist. Õnneks teeb Poola kõik õiged sammud, et valmistuda halvimaks stsenaariumiks. Aga enne kui me sellesse sügavamalt sukeldume, see ongi põhjus, miks me The Military Show'd teeme, et selgitada, kuidas jõud tegelikult liigub. Kui oled siin uus, vajuta telli, et sa ei jääks järgmisest ilma. Nüüd, Poola ei panusta oma tankipargis ei kvaliteedile ega kvantiteedile eraldi. Ta panustab mõlemale. Ta tahab tankiparki, mis ei koosne mitte ainult kõige uuematest tipptasemel mudelitest, vaid soovib ka tagada, et tema jõud oleks piisavalt suur, et külvata hirmu oma vaenlaste südamesse. See tahab jõudu, millel oleks tegelik võimalus minna vastamisi nende tuhandete Vene tankidega, mis on endiselt teenistuses, ja veel tuhandetega, mis on peidetud Nõukogude ladudesse. Ja see on juba hästi teel selle visiooni elluviimise poole. Praegu on Poola tankipark juba üks parimaid kogu mandril. See hõlmab mitte ühte, mitte kahte, vaid 3 maailma parimat tanki. K2 Black Panther Lõuna-Koreast, M1A2 Abrams Ameerika Ühendriikidest ja Leopard 2 Saksamaalt. Kokku saab Varssavi kasutada 180 K2 Black Pantherit, 117 M1A2 Abramsit ning lisaks veel 116 veidi vanemat, kuid endiselt suurepärast M1A1 Abramsi mudelit ja 202 Leopard 2 tanki, millest 105 on 2 A5 varianti ja 97 on 2 PL varianti. Poolal on ka 205 PT91 tanki ning väike, kuid siiski märkimisväärne valik 46 T72 tanki. See pole sugugi halb jõud, kuid Poola sihib palju kõrgemale. Poola on parajasti soetamas veel 1000 K2 ja K2 PL tanki mitme miljardi dollari suuruse tehinguga. Võrdluseks, K2 peetakse üldiselt kõige arenenumaks olemasolevaks tankiks. See paistab silma peaaegu igas olulises kategoorias. Näiteks liikuvuse poolest seab K2 standardi, millega paljud teised tankid ei suuda konkureerida. Kasutades oma sisseehitatud vedrustusüksust, mis võimaldab tal ebatasasel maastikul hõlpsasti liikuda. See sobib ideaalselt Korea poolsaare künklikele maastikele ja teistele sarnastele piirkondadele üle maailma. Ka tulejõu poolest oli K2 ülimuslik, olles varustatud 120 mm L55 sileda raudse kahuriga ja automaatlaadijaga, mis võimaldab tulistada kuni 15 lasku minutis isegi liikumise pealt. Ja tänu oma maailmatasemel radaritele ja anduritele pole K2 mitte ainult võimas, vaid ka äärmiselt täpne, tabades sihtmärki peaaegu iga kord. Tank suudab tulistada ka Lõuna-Korea nutikaid pealt ründavaid laskemoona ehk KSTAM-2-id, mis lendavad kõrgel trajektooril nagu suurtükimürsud, tabades vaenlase tankide ja soomukite sageli õhemaid ja nõrgemaid ülaosasid ülalt poolt. Tänu sellele pole vahet, millise lahingutankiga K2 kokku puutub, tal on peaaegu alati eelis igas üks-ühele lahingus. K2 tehnoloogia on samuti täiesti omaette tasemel. Tõepoolest, seda kirjeldatakse tihti kui liikuvat superarvutit, millel on ühed kõige arenenumad lahinguvälja juhtimistehnoloogiad, mis kunagi leiutatud. See võimaldab sujuvat integreerimist ja andmejagamist ümbritsevate üksustega, nagu droonid, lennukid ja maapealsed meeskonnad. Muidugi, kogu see tehnoloogia ja tulejõud ei tähendaks eriti midagi, kui K2 ei suudaks lööke vastu võtta. Õnneks on see ka üks vastupidavamaid tanke, kasutades komposiitsoomust, plahvatusreaktiivsoomust ja pehmet tõrjet kasutavat aktiivkaitsesüsteemi, et taluda otseseid tabamusi, käsitulirelvade tuld ja isegi tõrjuda lähenevaid rakette. Kõigele lisaks on K2 kergem ja liikuvam kui tema lähimad konkurendid Leopard 2 ja M1 Abrams. Nii et see pole mitte ainult tugev, vastupidav ja tehnoloogiliselt ülekaalus, vaid ka üllatavalt kiire. Ja kui Poola plaanid teoks saavad, on neil tõenäoliselt rohkem neid tanke kui ühelgi teisel riigil, kokku peaaegu 2000 tankist koosnev tankipark. Veelgi enam, esimesed partiid on juba kohale jõudnud, andes Poola tankimeeskondadele aega ja võimalust hakata õppima K2 süsteeme ning omandama selle paljusid põnevaid tehnoloogiaid. Mida rohkem aega möödub, seda osavamaks need meeskonnad muutuvad. Pole siis ime, et Army Recognition ja teised sõjalised analüütikurühmad nimetavad Poolat kõhklematult kõige ulatuslikumaks soomusmoderniseerimise ettevõtmiseks, mis täna Euroopas käimas on. Ükski teine riik ei küündi ligi lähedalegi. Kui Poola oma laienemise lõpetab, ületab ta puhtalt tankide arvu poolest Kreeka ja jõuab Türgile lähemale. Kuid mis veelgi olulisem, tal saab olema jõud, mis on palju kaasaegsem kui kummalgi neist riikidest ja suurem kui kõigil suurematel Lääne-Euroopa riikidel kokku.
see saab olema ülim tankipark, mis ühendab endas massi, tööstusliku toe ja täieliku liitlasriikide koostalitlusvõime. See viimane osa on võib-olla kõige olulisem ja võib-olla just see üks asi, mis Venemaad kõige rohkem hirmutab. Sest nagu Army Recognition märgib, kui me vaatame erinevaid tankiparke, mis Euroopas tekivad ja moderniseeruvad, saab üks asi selgeks. Samad mudelid ilmuvad ikka ja jälle. Paljud riigid on näiteks investeerinud Leopard 2-se, samuti Abramsisse ja mõned on avaldanud huvi järgida Poola eeskuju ning osta ka mõned K2T. Isegi Ida-Euroopa riigid ja endised Nõukogude Liidu vabariigid, kes elasid aastaid oma vanade T-72T ja sarnaste mudelite varude peal, liiguvad nüüd neist tankidest eemale ja valivad lääne alternatiive. See on Euroopa kui ühise jõu ja NATO liidu jaoks väga oluline. Sest kui terve manner kasutab ühiseid või väga sarnaseid tipptasemel platvorme, on neil palju lihtsam koos töötada, üksteist aidata, oma jõude ühendada ja vägesid kõrvuti paigutada, ilma et peaks muretsema ühilduvusprobleemide või lihtsalt üksteisele jalgu jäämise pärast. Varem, kui kõik need riigid kasutasid täiesti erinevaid tanke, oleks neil olnud palju raskem päris lahingu olukorras koos tegutseda. Aga see, mis kunagi oli vananevate riiklike tankiparkide lapitekk, igal oma iseärasused ja omadused, muutub kiiresti selleks, mida Army Recognition kirjeldab kui ühtset, kõrgtehnoloogilist Euroopa soomusjõudu, mis on võimeline pikaajaliseks, kõrge intensiivsusega tegevuseks. Raport toob samuti esile, et kuigi Lääne-Euroopa riikidel on ajalooliselt olnud kõige tugevamad majandused ja seetõttu ka kõige rohkem raha oma sõjavägede jaoks, liigub jõudude tasakaal Euroopas tegelikult ida poole. Riikidesse, mis asuvad Venemaale kõige lähemal. Just neid riike näevad Putin ja tema Kremli kaaslased oma otseste ohtude ja võimalike tulevaste sissetungide või erioperatsioonide sihtmärkidena. Poola on neist peamine. Aastaid on liikunud kuulujutte ja sosinaid Putini võimalikest plaanidest tungida läbi Ukraina või kasutada oma kontrolli Valgevene üle, et alustada rünnakut Poola vastu. Balti riikide äralõikamine, maismaaühenduse loomine Venemaalt Kaliningradi enklaavi ning lõpuks NATO tugevuse proovilepanek. Poola saab sellest aru. Poola teab, et kui Venemaa kavatseb jätkata sõjalisi tegevusi väljaspool Ukrainat, on Varssavi järgmine sihtmärk. Just sellepärast võtab Poola kõik vajalikud meetmed oma vägede tugevdamiseks, vananenud süsteemide asendamiseks, tankipargi suurendamiseks ja parimate tankide ostmiseks, mida raha eest saab. Ja Poola ei keskendu ainult tankidele. Ta on ka oluliselt suurendanud oma kaitse-eelarvet peaaegu 5%-ni, olles sellega kogu Euroopa liider. Samal ajal suurendab Poola ka oma vägede arvu, koolitab tsiviilisikuid kaitse- ja meditsiinialastes oskustes, tugevdab küberjulgeoleku strateegiaid ning rajab oma idapiirile erakordset kindlustussüsteemi, niinimetatud idakilpi, mis hõlmab uusi punkreid, tankitõkkeid ja droonitõrjesüsteeme, et tulla toime kõigega, mida Venemaa võiks neile reaalselt vastu saata. Kuigi paljud teised Euroopa riigid teevad samuti suurepärast tööd oma sõjavägede moderniseerimisel ja täiustamisel, on just Poola see, kes näitab kõigist parimat eeskuju. Tasa ja targu saab sellest selline idatiiva jõud, nagu ta olema peab. Heidutus, mis seisab Vladimir Putini ja tema tulevaste vallutuskampaaniate vahel. Telliskivi müür Kremli sõjamasina ja NATO liitlaste vahel. Ja siit alates läheb see ainult tugevamaks. Nüüd saate sellest videost rohkem teada, kuidas võiks välja näha hüpoteetiline sõda Venemaa ja Poola vahel, kus uuritakse, kuidas need kaks jõudu omavahel võrreldavad on ja milline võiks olla laiem vastus, kui Venemaa julgeks Varssavi poole marssida. Teise võimalusena, kui soovite saada ajakohast ülevaadet olukorrast Ukrainas, vaadake seda videot, mis käsitleb, kuidas Kiievi strateegilised droonirünnakud on sütitanud sädemed, mis võivad lõpuks viia Venemaa majanduse plahvatuseni. Ja lõpuks, kui soovite veelgi rohkem sisukaid analüüse ja faktipõhist sõjalist kajastust nagu see, siis kindlasti tellige juba täna The Military Show kanal.